Tere õhtust kõikidele kuulajatele ja tere tulemast Migreventioni webinari peavaludest töökohal. Meiega täna on Jaanika Ilistratov Vitsast. Jaanika, ma annaks sulle võimaluse rääkida natukene sellest, mis sa varem teinud oled, mis sa praegu teed ja kuidas sinu loodav lahendus töökeskkonna ja töötervishoiu poole pealt inimesi aitab. No tervist, aitäh Katriina. Mul on hea meel siin olla, et on juba päris õhtune aeg ja võib-olla kõik ilm läks ka nagu ilusamaks vähemalt siin Tallinnas, et võib-olla kõik juba ootavad, et saaks välja minna ilma nautima, aga et mul on hea meel, et siin on väga palju inimesi. Minu nimi siis Jaanika Ilistratov ja mina olen siis tegelikult tegelenud üle 10 aasta nüüd töötervise ja tööohutusega ja nii-öelda, mida ma siis kunagi tegin, oli siis see, et ma töötasin ettevõttes nimega Riskianalüüs OÜ, kus ma siis tegelikult olin väga pikalt lihtsalt mis väga pikalt, olin klassikaline töökeskkonna spetsialist, kes tegeleski sellega, et aidata töökeskkonda kohandada siis töötajale sobivaks, samal ajal tagades, et ettevõte oleks siis ka seaduse mõttes seaduse nõuetega vastav siis ja üks hetk ma siis muidugi sain aru, et kõik see nii-öelda bürokraatiline pool, mis selle töötervise tõotusega kaasa toob, ei ole tegelikult see, millega üks töökeskkonna spetsialist tegelema peab. Ehk siis sealt sai idee siis minu startupi jaoks ja täna olen ma siis üks ettevõtte nagu Vits asutaja ja tegevjuht ja meie siis aitamegi ettevõtetel oma platvormiga siis seda bürokraatia poolt ja neid seadusega nõutud protsesse siis täita lihtsamalt ja efektiivsemalt, et siis just minusugused töökeskkonna spetsialistid saaksid keskenduda sellele, et töötajatel päriselt töökeskkonnas hea oleks, et nad oleksid hoitud ja et nad oleksid terved. Ja seetõttu ma arvangi, et ma olen siin täna selles mõttes nagu õiges kohas, sest et südamega ma alati tahangi seda teha, et see töökeskkond päriselt oleks siis töötajad toetav keskkond. Vot nii väike sissejuhatus minu poolt. Nii tore, Jaanika. Meie Jaanikaga kohtusime ühes tervishoiu kiirendus nimega Health Founders ja saime pikalt seljad vastakuti istuda ja üksteist toetada ja oleme nii peavaludest kui töökeskkonnast saanud väga-väga palju omavahel rääkida ja sellel teemal vesteldes pikki tunde veeta. Nii et ma loodan, et teil on meiega täna tore seda vestlust siin kaasa rääkida. Selleks, et see webinar, see veebiseminar, mis me täna siin tund aega koos veedame, oleks meie kõigi jaoks kõige kasulikum, siis ma palun teil küsimusi esitada siin kas selle chati vormi või küsimused-vastused vormi kaudu, et me saaksime neile jooksvalt vastata. Minu ülesanne on täna võtta enda peale see rohkem küsija roll. Ja Jaanika saab rohkem vastata, aga taustaks räägime ära selle, mis on migreen ja mina panen korraks meile siia kõikidele, et meil oleks pärast tore vaadata ühe väikse polli mõne küsimusega käima ka. Kõigepealt ühe küsimusega ja siis natukene rohkemate küsimustega. Nii, et nüüd teie näete seda küsimustikku, saate vastata ja mina räägin lühidalt sellest, mis on Migreventioni ja mis migreen on. Migreen mõjutab Eestis rohkem kui 200 000 inimest ja meie Migreventionis oleme võtnud enda südameasjaks tegelikult lisaks sellele, et me loome ühte lahendust, mis migreeni patsiente ja spetsialiste aitab, ka võtta selle haridusliku poole, et info jõuaks rohkem kogu ühiskonnani, nii inimesteni, kes migreeni all kannatavad, kui ka nende peredeni, nende tööandjateni, töökaaslasteni ja ka migreeniga tegelevate spetsialistideni, perearstideni, farmatseutideni ja nii edasi. Meie lahendus täna, mis inimestele kätte saadav on digitaalne peavalupäevik ja selle äpipoest kõik alla laadida saavad. Ja nagu me juba siit osadest vastustest näeme, on see, et väga paljud teist tihti peavalude all kannatavad, mõned isegi rohkem kui pooltel päevadest kuus, mis on väga palju. Jaanika, seni kuni ma panen selle
teise polli käima, milles on rohkem küsimusi ka töökeskkonna kohta, siis kui palju oled sina kokku puutunud sellega, et nii-öelda töökohal riskianalüüsi tehes või üldse oma töös, et inimesed kurdavad peavalude üle? Jah, see on hea küsimus. Ma pean ütlema seda, et siis kui mina aktiivselt olin töökeskkonna spetsialist ja sellega nii-öelda tegelesin, siis migreen kui selline ja peavalud kui sellised ei olnud tegelikult üldse aktuaalne teema. Pigem olid töötajad kannatasid selle all üksi ja seda oli küll kuulda, et inimesed ei tule tööle, sellepärast et neil on migreenihoog. Aga selles mõttes ma nagu näengi ja tunnengi, et see, mis teie täna teete, on selles mõttes väga tänuväärne, sest et tollel ajal olid, et inimesed kasutasid, olid juba popid sellised asjad nagu tervisepäevad, aga inimesed tegelikult rohkem pididki võtma haiguslehti selleks, et siis migreenihoogude korral nagu kodus olla. Aga et see, et keegi tõesti nagu tuleb sinu juurde ja ütleb, et kuule, et mul on migreenihoog, mul on halb, et kas meil on midagi selle jaoks vaja teha või on meil siin mingi koht selle jaoks olemas, et ennast nagu nii-öelda natukene nagu maha laadida. Sellisest asjast tollel ajal absoluutselt ei räägitud, et selles mõttes ma ütlekski, et isiklikult ma ei ole pidanud või ei ole kokku puutunud töö käigus ühegi migreeni nii-öelda allkannatajaga, et pigem jäetakse siis koju, võetakse haigusleht ja see on kogu lugu, mis on sellel ajal siis nagu ette tuli. Aga kui sa vaatad enda ümber üldse oma nii-öelda kunagisest töökogemusest välja ja vaatad enda ümber, siis kas peavalud ja migreenid on sagedane probleem, kas neid inimesi satub sinu teele rohkelt või vähe? Ma pean ütlema, et muidugi tänu sinule on migreen minu ellu tulnud väga palju aktuaalsemaks ja ma märkan seda rohkem, kindlasti ma märkan seda rohkem, aga siiski pean ütlema ka enne sind, ma sain aru, et migreen on teema ja pigem ma saingi aru, et ma ei teadnud, et see on nii levinud, aga ma teadsin seda ja see just oma tutvusringkonnas ma nägin väga palju seda, et kui inimestel oli migreen, siis põhimõtteliselt nad olid ikkagi väga nagu raskelt selles mõttes nagu töölt eemal, et ei tulnudki tööle ja mina ise isiklikult ei ole ühtegi migreenihoogu kogenud, ma arvan vähemalt mitte, et selles mõttes ma ei oska seda tunnet tunda, aga teades neid inimesi, kes tegelikult on muidu väga tugevad ja väga võimekad inimesed ja migreenihoo korral nad ei ole võimelised isegi nagu, ma ei tea, autossegi istuma, siis ma mõistan seda, et see on väga raske juhtum tegelikult. Ja sellel teekonnal on sõpradest ja töökaaslastest ja tööandjatest tegelikult päris palju abi. Ja. Kui me räägime migreeni vallandajatest, siis neid on terve plejaad ja me oleme omavahel sellest nii palju rääkinud ja ma arvan, et kõik, kes meid kuulavad, saavad selles osas ka siin chatis sõna sekka öelda, et kas teil on ka töö juures migreeni vallandajaid. Aga kui me räägime sellistest tavalistest vallandavatest faktoritest, mis migreeni puhul olla võivad, valgus, lõhnad, valed asendid, liigne valgus ekraanilt, öötöö, stress, siis need kõik käivad tegelikult rõõmsalt töökeskkonna juurde, et kas on midagi, mida tööandja saab teha selleks, et töökeskkond oleks parem? Millised need sammud töökoha, tööandja poolt võiks olla, mis tema saaks teha? Ma võib-olla, see on väga hea nagu küsimus ja ma võib-olla selles mõttes tõmban veel natukene nagu algusesse seda küsimust, et ma arvan, hästi oluline on teada seda, et teie nagu, kes te nii-öelda kannatate migreeni all, siis hästi oluline teada täpselt, et mis on need triggerid, mis teil selle migreeni vallandavad. Ja tegelikult, kui me nüüd võtamegi, mida siis tööandja saab teha, ongi see, et kui teie teate, mis teie need triggerid on, siis teil on tegelikult õigus ka anda märku
et need on need, mis minul migreeni vallandavad ja tegelikult tööandja peab arvestama sellega. Siin on, ma tean, see võib tulla, ütleme, mitte kõigi jaoks ei ole see iseenesest mõistetav, et me peame arvestama tegelikult seda töötaja individuaalsust töökeskkonna kujundamisel, aga tegelikult isegi seaduse mõistes meil on paika pandud, et tööandja peab töötajale kujundama töökoha selliseks, mis tagab tema tervise ja nii-öelda ka tervise mõttes selle jätkusuutlikkuse. Ehk siis nüüd ongi see, et tööandja peab võtma kasutusele meetmed selleks, et teid aidata, aga teie peate siis nüüd teadma, mis on need triggerid teie jaoks, ja tegelikult tööandja ei tohi teid ka kuidagi selles osas nagu diskrimineerida, see on ka hästi oluline teada. Ja kui me nüüd võtamegi, et võib-olla ma teen neid, nagu Katrina mainis, neid tõenäoliselt neid tegureid on nagu hästi palju, aga et võib-olla mõned sellised peamised, mis tavaliselt nagu põhjustavad migreeni hoogusid, ongi näiteks väga räige või ere valgus, siis valjud helid, tugevad lõhnad, halb õhu kvaliteet, siis piiratud juurdepääs veele, et ei saa piisavalt vedelikku tarbida, samas ka piiratud juurdepääs puhkeruumidele, et ei saa puhata siis, kui vaja on. Et need on ühed sellised peamised triggerid tegelikult töökeskkonnas ja need on tegelikult asjad, mida kindlasti iga tööandja saab siis selles mõttes nagu aidata vähendada. Ja kui me nüüd mõtlemegi, et mis need siis lahendused on, et kui me võtame näiteks on ere valgus, siis igasugused need kas on need rulood või kardinad või ribikardinad või mis iganes, neid tohib julgelt ette tõmmata. Teine asi on see, et kui ma ise muidu käin ja räägin igal pool töökeskkonnas, et ühtlane üldvalgustus on vajalik, luminofoorvalgustus väga hea ja et inimene ei tohiks töötada pimedas, siis migreeni all kannatajate puhul kindlasti on täiesti okei, kui nad tegelikult tuled välja lülitavad. Ja on väga okei ka see, kui te vahetate näiteks luminofoorvalgused, siis näiteks laualambi vastu välja, et te võtate selle valge või sinise valguse asemel, võtate kasutusele kollasema valguse. Te peate muidugi arvestama alati sellega, et see kollane valgus tegelikult intensiivseks monitoriga tööks ei ole hea tegelikult. Ta võib hakata mõjutama teie tegelikult silmanägemist. Aga lihtsalt selleks, et leevendada migreeni või et te tunnete, et see hakkab tulema, et seda leevendada ja võib-olla tõesti mingitel hetkedel vahetada üldvalgus selle kohtvalgustuse vastu välja, see on okei. Ja samamoodi tasub eelistada alati loomulikku valgust, et kui on võimalik näiteks kasutada ainult loomulikku valgust, siis on jällegi okei üldvalgustus välja lülitada ja jääda selle loomuliku valguse peale. Siis võib-olla teine asi puudutab neid lõhnasid. Võt see on nüüd natukene ma ütleks trikiga värk, et kuidas sa ütled oma kolleegile, kes paneb oma lemmikparfüümi peale, et kuule, see on väga halb lõhn, ära palun pane seda peale. Palun ära tee, Jah, et selles mõttes tegelikult on nii, et igasugused, mis on ju peamised lõhnade puhul, peamised, mis kontoris võib esineda, ongi see, et keegi tuleb väga tugeva parfüümiga, tuleb tööle ja tegelikult tööandja peaks juhtima tähelepanu, kui on teada, et meil on migreeni all kannatajad on kollektiivi seas, siis tegelikult on tööandjal õigus öelda, et me peame vältima selliseid lõhnu. Siin on ise asi, kas inimene ise tajub, et tal tegelikult on väga tugev lõhn. Ja siis ongi see, et see tööandja võib-olla selline peab olema natuke diplomaatilisem käitumine ja minemagi selle töötaja juurde ja ütlemagi, et kuule, et äkki sa saad natuke vähendada seda lõhna, et meil on siin selline olukord. Seda on võimalik teha natuke üldisemas võtmes ka, et vähendame töökeskkonnas üldse selliseid erinevaid tugevaid lõhnasid, sest näiteks, mis veel on ju üsna selline ebameeldiv, on näiteks, kui keegi otsustab, et teil on näiteks avatud kontor, keegi otsustab, ma ei tea, hapukapsast seal sööma hakata või kala või midagi sellist, et siis tegelikult see läheb samamoodi sinna alla, et tegelikult töökeskkonnas kui sellisest võiks eemal hoida sellised nagu tugevamad lõhnad. Ja sellised asjad võib panna sisse ka tegelikult töökorralduse reeglitesse, et jällegi, et mitte sa ei peagi minema inimese juurde otseselt näpuga näitama, vaid esialgu te panete paika, kuidas siis, milline on see meie nii-öelda töökorraldus siin. Ja mõnikord siis on, et kui tõesti on näha, et keegi lihtsalt kallab ennast hommikul parfüümiga üle ja see on nii tugev, et siis võib-olla peab nagu minema isiklikult inimesele nagu seda mainima.
Aga võib-olla, mis on veel hästi oluline tegelikult, millele ma eriti soovitan tähelepanu pöörata, on tegelikult see ergonoomiline tööasend. Ja ergonoomilise tööasendi puhul ma pean just silmas eriti seda, et Katriina juba ei sätib ennast seal, et tegelikult mida uuringud välja toovad, mis on kõige mida ma ei taha öelda, mitte kõige suurem vallandaja, vaid üks väga olulistest vallandajatest ongi töötamine laptopidega ja töötamine väga palju nende telefonidega. Ehk siis see asend, kus sul on keha või pea on ettepoole kaldu, see tegelikult lükkab pingesse su õlad, su kaela ja tegelikult lõualuud, mis on kõik sellega seotud, et sul võib vallanduda siis, tekibki pinge ja võibki vallanduda migreenihoog. Mis tähendab seda, et inimesed jällegi, kes te kannatate migreeni alt, te peaksite kindlalt jälgima seda, et teil oleks korralikud monitorid, et teie ikkagi nagu keha asend oleks pigem sirge ja otse, et te väldiksite töötamist läbi telefoni, vaid eelistaksite alati arvutit, et see on nagu see, millele tähelepanu pöörata. Ja võib-olla kolmas asi, mille ma siia juurde mainin, on puhkeruumid, vaiksed ruumid ja sellised asjad. Et igas töökeskkonnas jällegi, kui te olete rääkinud töökeskkonnas migreenist ja on teada, et jällegi ongi migreeni all kannatajaid, siis tasub tekitada mingi siuke vaiksem kohakene kuhugi nurka. Kas on see puhkeruum ise, kuigi ma kahtlen, et see ei pruugi alati kõige vaiksem koht olla, et äkki on mingi muu ruum, mida saab lihtsalt kasutada selleks, et kas ei väikemaid ruum, kuhu saab kotttooli visata, et sa saad kas või sinna pimedasse lihtsalt pikali visata ja natukene olla seal. Et see on kindlasti üks asi ja mul oli mingi mõte oli veel, mis mul... ja muidugi õhk, värske õhk on hästi oluline, et kui jällegi tunnete, et õhku jääb väheks, siis tegelikult regulaarselt käia puhkamas kuskil õues väikse jalutuskäigu teha, et see on hästi oluline. Katriina, ma tean, et teeb seda väga tublisti, et vähemalt tegi seda siis, kui me koos olime, aga et see tegelikult kindlasti aitab hästi palju. Ja võib-olla viimane asi on psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ehk siis nüüd ongi, et üks asi on füüsiline töökeskkond, tegelikult on see vaimne töökeskkond. Kindlasti aitavad migreenihoogusid vähendada siis, kui on tööga rahulolu, ehk sa oled rahul oma tööga, selles osas on kõik hästi. Sul on piisavalt autonoomsust, sul on paindlikkust, siis mõtle, mis seal veel välja toodi, ma isegi olen mõned märkmed omale siin teinud, et ma midagi... ja muidugi sotsiaalne tugi otsaste juhtide poolt, et see on ka hästi oluline, et need ka tegelikult aitavad ära hoida siis neid nii-öelda migreeni vallandajaid. Et see selline, ma loodan, et kõik jõudsid kirja panna need asjad, siuke kiire kokkuvõte. Ma loodan, et me teeme sellest pärast sellise väikse kokkuvõtte ka, sellise väikse checklisti, mida me saame pärast kõikidele kuulajatele jagada, et mida on oluline meeles pidada. Ma arvan, et need asjad, mis sa kõik praegu rääkisid, on täpselt need, mis kaardistavad seda, et milline on migreenisõbralik töökoht. Et kus on võimalik valgust reguleerida, kus on võimalik välja liikuma minna, värsket õhku hingata, aknaid avada, kus on selles mõttes mõnus olla, kus natukene pööratakse tähelepanu sellele üksteisele, ja üksteisega koos mõnusalt töötamisele, aga sellele, et me ei söö kala või ei kalla endale lõhnaõlipudeleid peale, et mis parasjagu selleks vallandavaks faktoriks võib olla ja müra võib ju samamoodi olla, et kas siis selle mingis tööstuskeskkonnas on võimalik pähe panna kõrvaklapid või liikuda mürast eemale või vahetada siis parasjagu mingi liini ääres seda funktsiooni. Võib-olla üks asi, kui ma tohin korra lisada tegelikult, mis ma ka nagu kui erinevaid uuringuid ja igalt poolt nagu vaadates, siis tegelikult, mis ikkagi hästi palju öeldakse, on ka see, et füüsiline aktiivsus on hästi oluline ja tegelikult järjest rohkem töökohtadesse hakatakse tekitama selliseid võimlemisnurki ja ma arvan, et see on üks asi ka, mida tasub nagu teha, et jällegi, et kui on tunda näiteks, et te olete juba hakata natukene väsima, et siis minnagi ja tehagi mõned, kas on kätekõverdused, mõned kükid, ma ei tea, kes tõmbab lõuga, võib ka lõuga tõmmata, aga mingisugune füüsiline aktiivsus, et see tegelikult aitab ka ära hoida neid migreenihoogusid. Kindlasti ja endale tähelepanu pööramine, väikese nii-öelda liikumismomendi võtmine, et kõik spetsialistid, kes meil on varem ka rääkimas käinud, on samamoodi sellele füüsilisele poolele tähelepanu pööranud ja see füüsiline pool ei ole see, et mul on liikuv töö,
või ma seisan, kui ma tööd teen või ma tõstan raskeid asju, vaid liikumine on ikkagi liikumine ja see ongi päris füüsiline aktiivsus, kus me vähemalt pool tundi iga päev natukene midagi teeme või 3 korda nädalas midagi teeme. Jah, täpselt. Jah. Aga kui me räägime meie kuulajatest täna, kes on vastanud, siis neid migreenisõbralikke töökohti on sellise kolmandiku ringis ja umbes 25% on mitte migreenisõbralikke töökohti. Ja ma arvan, et umbes selline teine kolmandik on neid töökohti, kes nüüd või neid kuulajaid, kes nüüd said teada, et milline töökoht on migreenisõbralik. Et mida ma tahtsin küsida nii sinu kui kuulajate käest oli ja mis mind ennast võib-olla selle veebiseminari juures peaaegu kõige rohkem huvitas, oli see, et kuidas tööandja ja töökaaslased mõistavad terviseprobleemi tõsidust, sest migreeni on väga palju ja see võib olla erineva tõsidusastmega, nagu siin ka sellest esimesest küsimusest välja tuli, et kui osadel meie kuulajatel on peavalusid ja migreene ligi pooltel päevadest kuus, siis paratamatult see nende elu nii koduses kui töökeskkonnas mõjutab ilmselt palju rohkem kui neid, kellel see migreenihoog on kord kuus või harvem. Ja väga rõõm on näha, et umbes kolmandiku puhul tööandja töökaaslased mõistavad probleemi ja osadel osaliselt, peaaegu pooltel osaliselt. Aga kuidas saada need osad mõistma, kes ei mõista? See on hästi hea küsimus ja ma arvan, see on see töö, mida Migrevention peab jätkama, sest et tegelikult, mida mina nagu näen, et ongi see, et ma arvan, et see teadlikkus on tegelikult üsna madal, et ma arvan, et inimestel ei ole, tööandjatel tegelikult seal hulgas ja ei saa pahaks panna, kui nad ei ole ise seda kogenud, aga neil ei ole tegelikult õiget arusaama, mis asi see migreen on ja kuidas see inimest mõjutab, et me kõik mõtleme, et see on peavalu, see on lihtsalt peavalu, joo vett ja läheb üle, ja just see, et kui tõsiseks see migreenihoog võib kujuneda ja ma arvan, et seda väga paljud tegelikult samamoodi ei adu. Ja mina siin nagu võib-olla teekski nagu selle üleskutse, et ma arvan, et me peame ka ise töötajatena rohkem sellest rääkima hakkama, et me peame minema tööandja juurde ja ütlema, et tead, et mul on migreeniga probleemid ja võib-olla tegemagi ettepanekuid, et kuidas seda töökeskkonda saaks migreenisõbralikumaks teha. Ja mida ma võib-olla kohe konkreetselt soovitan, kuidas te seda teha saaksite, on see, et tegelikult pea igas ettevõttes, ütleme, et seadusjärgis on siis alates 10 töötajast, aga et tegelikult ma ei saa öelda, et see tegelikult päris igal pool on olemas, aga on tegelikult töötajate esindajad, et töötajate esindajad töötervise ja tööohutuse küsimustes. Neid nimetatakse töökeskkonna volinikeks, et nemad on need, kes peaksid töötajate eest seisma. Et te võite julgelt minna ka töökeskkonna voliniku juurde ja öelda, et kuule, et minul on migreen, minu kolleegil on migreen ja võib-olla veel paaril kolleegil, et teeme selle töökoha migreeni sõbralikuks. Ja ma arvan, et kui sellest hakatagi nagu avalikult rääkima, et tulebki välja, et nagu täpselt samamoodi minu jaoks oli nii suur üllatus, kui ma sain Katrinaga tuttavaks, et kui paljudel inimestel tegelikult migreen on, siis ma arvan, et teie kolleegide seast on ka väga paljudel see. Ja nüüd ongi see, et koos hakatagi siis seisma selle eest, et tehagi sellest ettevõttest ka migreenisõbralik koht. Ja mis on huvitav, et kui ma nüüd jällegi vaatan nagu välismaa praktikaid, siis tegelikult näiteks USA-s on eraldi ongi migreeni sekkumisprogrammid, et inimestel, kellel on migreenihood, et nendel ongi eraldi programm mõeldud, mis siis õpetabki neid sellega toime tulema, kuidas siis töökeskkonnas hakkama saada, kuidas kodus hakkama saada. Ja mulle tundub, et meil Eestis tegelikult oleks seda samamoodi vaja, et ettevõtted saavad aru, et olla migreenisõbralik töökoht on sama oluline, kui olla lihtsalt, ma ei tea,
tervist säästev töökoht on ju, või midagi sellist on ju. Et see on nagu üks liikumine, mida ma arvan, et tasub hakata nagu ajama, aga see peab tulema siis altpoolt ülesse poole, ehk siis töötajad peavad siis andma märku, et meil on see tegelikult probleem ja me peame sellega tegelema. Ja seda ma selles mõttes väga nagu võib-olla soovitangi, et kes nagu kardab, et noh, ma ei tea, et kuidas ma lähen tööandjale ütlema, et mul on nagu põhimõtteliselt nagu haigus või midagi sellist, siis seda ei tasu karta, sest et ongi tegelikult seadus kaitseb teid. Migreen ei ole põhjus kedagi töökohalt lahti lasta. Et selles mõttes enamus töökohtadel on olemas tervisepäeva võimalused. Te saate võtta tervisepäevi, kui teil ongi nii-öelda see migreeni hoog, aga et tegelikult näitavad nii palju statistikat ja nii palju numbreid, et tööandjad ikkagi kaotavad väga palju sellest, kui nad ei tegele töötajate migreeniga. Ja see, et te seal nii-öelda töökohal olete ja lihtsalt kannatate, ei anna ettevõttele mitte midagi juurde. Ettevõte peab olema huvitatud, ettevõte või siis organisatsioon peab olema huvitatud sellest, et teil võimalikult kiiresti hakkaks parem, siis te nii-öelda ei kao nende jaoks nagu töökohalt ära. Nii et minu väga tugev soovitus ongi see, et mina ütlen, et täna teadlikkus tööandjate seas on madal, aga seda teadlikkust me saame tõsta siis, kui meie töötajatena hakkame ütlema, et see on meil probleem ja me peame sellega tegelema. Ja meie Microventionis näeme seda samamoodi, et inimesed ise saavad enda tervisesse väga palju panustada, on see siis liikumise või vedeliku tarbimise näol ja enda käitumise muutmise näol, aga ka selle poole pealt, kuidas spetsialiste aidata ja ise digitaalset peavalupäevikut pidada ja ise spetsialistidelt nõu küsida. Aga see samamoodi aitab tegelikult lõpuks ka tööandjad, kui me ise oleme tervemad. Jah, no ma võib-olla kohe siin võtan selles mõttes jutujärgu üle, et ma ei tea, kas sul oli see kuidagi küsimusena nagu planeeritud, aga et siin tulevad ka mängu töötervishoiuarstid, on ju. Et tegelikult, et kas te olete, kui te olete käinud tervisekontrollis, on ju, milles peaaegu kõik töötajad peaksid käima tööandja suunamisel nii-öelda, et ka töötervishoiuarst on see, kellele te peaksite mainima, et teil on migreen ja tema saab ka siis teile vastavaid soovitusi anda või ta saab ka tegelikult vajadusel anda ka tööandjale ettepanekuna, et näiteks ma ei tea, ongi, et võimaldada mingisugune rahulikum koht juhul, kui töötajal tekib migreenihoog. Arst ei tohi kindlasti otseselt öelda, mis teie diagnoos on, aga ta saab anda ikkagi ettepanekuid ja seetõttu jällegi see Katriina tõigi väga hästi välja see sama peavalupäevik on ju. Et see on täpselt see asi, millega te võite ka töötervishoiuarsti juurde minna, sest ka tema saab vaadata, kui palju töö mõjutab teie seda peavalu väljatulekut nii-öelda, või seda hoogu nii-öelda. Et võiksite kasutada seda varianti, et ka meie töötervishoiuarste rohkem kaasata sellesse teemasse. Et ma arvan, et see on üks oluline asi, mis on täna täiesti alahinnatud tegelikult jällegi. Ja see tuleb meil siit sellest väiksest küsitlusest ka välja, et ainult circa pooled, natuke üle poolte, 51% vastanutest on rääkinud töötervishoiuspetsialisti oma peavaludest. Et ka me ise tegelikult peame oma pinge peavalusid, migreene, kobarpeavalusid ja kõiki muid peavalusid, mis meid kimbutada võivad. Tegelikult peame ise neid ka rohkem hindama, neid nii-öelda väärtustama oma tervise osana ja nendest rohkem rääkima, et meid oleks võimalik aidata nii spetsialistide poolt kui ka tööandja poolt. Jah, just. Ja kui me praegu ju mõtleme, et sellele küsitlusele praegu vastasid inimesed, kes on siin, kes tegelikult on teadlikud probleemist on ja tahavad sellega midagi ette võtta, siis mõtle, mis see protsent on tegelikult üleüldse meil siin näiteks, võtame ainult Eestis, et tegelikult see on väga-väga väike protsent on ju. Et kas üldse 10%-ni jõuab. Jah, täpselt. Aga kui me läheme nüüd hästi korraks tagasi selle töökeskkonna enda juurde, siis meil on paar päris põnevat küsimust tulnud. Ja mul on hästi hea meel küsida valguse kohta. Et kui valgust ei ole võimalik migreeni all kannatajale sõbralikumaks muuta, kuna tegemist on klienditeenindusega ning pole võimalik saalidest valgustust muuta, siis kuidas saaks end ise valgustuse osas paremini aidata või toetada?
No üks tegelikult meetodeid on klienditeeninduses, ma ei tea nagu kui nüüd relevantne see on ju, aga on tegelikult päikseprillid, mida tegelikult soovitatakse, siis võib kasutada jällegi, oleneb kui tõsine teil see asi on, aga on ka soovitatud neid sinise valguse sinist valgust blokeerivaid prille. Ja loomulikult võib-olla, mis on võib-olla kõige rohkem võiks olla tehtav tegelikult klienditeeninduses on see sama, et päevas teha rohkem puhkepause ja puhkepauside ajal viibida siis sellises hämaras valguses või loomuliku valguse käes. Et jah, selles mõttes me peame olema natukene nagu võtma või saama aru sellest, et tõesti, et me ei saa teenindussaalis tulesid maha nagu lükata lihtsalt, aga et jällegi meil on võimalik ennast ise natukene aidata, et kui on võimalik tumedamaid klaase kanda, et keegi, ma ei tea, tööandja selle peale viltu ei vaata, et siis seda võiks teha, aga et samas, kui ei ole väga tõsise olukorraga ja need sinist valgust blokeerivad prille kasutada, et siis see oleks tegelikult võib-olla kõige parem, et jällegi Katrina, ma ei tea, kas sinul on kogemust selle või nende sinist valgust blokeerivate prillidega, et kas need võiksid nagu aidata? Minul endal on pigem silm õues päevavalgusele tundlik ja mina kannan üsna tumedaid päikeseprille ja sees olen tugev lambikustutaja. Ma arvan, et sa mäletad seda hästi. Aga muidu migreeni puhul tõenduspõhiselt ei ole erinevat värviklaasidega prillidel toimet näidatud, et nad aitaks migreene ära hoida või mitte. On erinevat värviklaasidega prille migreenipatsiendid kasutanud. On nii punakad, rohekad, sinakad, mida kanda ka siseruumides, sest silmad on tundlikud ja kui inimene tunneb ennast sellest paremini, siis sellel halba funktsiooni ei ole, kui see aitab konkreetsel inimesel migreenihooga ära hoida. Kindlasti tuleb enda heaks need sammud teha. Ja selles mõttes on sul õigus, et kui suures teenindussaalis lambid põlevad, siis neid paraku ära kustutada ei saa nii lihtsalt kui kontoris või kontoris oma nurgas. Et siis on natuke keerulisem. No mina ikka ütleks, et minule isiklikult tundub, et võib-olla kõige parem lahendus ongi see, et on sisustatud puhkeruum, millel on pigem hämar valgus, võimalus pikali visata ja lihtsalt tehagi, mis see puhkepauside selline nagu rotatsioon on, et öeldakse, et kuvariga töötajatel tegelikult meil on seadusega pandud, et umbes 10% tööajast peavad moodustama puhkepausid. See on siis umbes 5-6 minutit igas tunnis. See oleks tegelikult selline ideaal, aga teatud tööde puhul seda ei ole võimalik teha ja siis öeldakse, et umbes iga 2 tunni tagant 10-15 minutit. Nii et ma tahaks uskuda, et kui iga 2 tunni tagant 10-15 minutit me teeme nagu puhkepausi, viibime hämaras ruumis, tarbime piisavalt vett ja saame ka võib-olla värsket õhku, et siis äkki me suudame ikkagi neid ära hoida, neid hoogusid, et ilmselt mitte 100%, aga see võiks olla kõik see eeldus selle jaoks nagu. Et siis me oleme ise ja tööandjad on tegelikult panustanud suure osa sellesse, et migreenihooge oleks inimestel vähem. Ja, just. Paraku on nii ka meie selle kevadise migreeni küsitluse alusel, et migreeni on kõige rohkem tööealisel elanikkonnal. Ja meie küsitluse järgi 85% naistel, 15% meestel. Et hästi palju mõjutab migreen ikkagi naisi ja väga sellises aktiivses eas naisi, kes käivad tööl, kasvatavad lapsi, teevad palju asju korraga. Ja nüüd on kogu sellesse kombosse siin viimase paari aasta jooksul tulnud veel üks kontor nimega kodukontor. Et kuidas selles kodukontori keskkonnas ellu jääda ja kuidas endale, kes selle eest vastutab ja kuidas seal endal olemine võimalikult töökõlbulikuks teha. No selles mõttes, et see kodukontor on tõesti nüüd eriti nagu nii-öelda teemas, aga
põhimõtted ja printsiibid on ju tegelikult samad kogu aeg, on ju, oled sa siis päris kontoris või oled sa kodus, on ju, et see, et sa omale samamoodi tarbiksid vett, viibiks värskes õhus, et sa liigutaksid ennast, et sul oleks vähem stressi, kõik see tegelikult on endiselt kehtiv, on ju. Aga nüüd on võib-olla jah küsimus nagu selles, et kui on jälle olukord, kus kõik on sunnitud kodus olema, et ma arvan, et see COVID-i puhul tegigi raskeks see, et sa kõik olid kodus, kõik pidid tööd tegema, kõik pidid koolis käima või lasteaias käima, on ju. Et see tegi asja nagu hulluks ja ma tahaks arvata, et meil enam seda ette ei tule, et nüüd meil on lihtsalt see, et me oleme enda ohutuse mõttes võib-olla mingi aja oleme kodus, aga meil on võimalus siiski ka kontoris käia. Aga kui me nüüd võtamegi siis ikkagi selle olukorra, et me peamegi kodus tööd tegema, mis iganes põhjusel on ja siis, et kuidas see asi enda jaoks nagu söödavaks teha, et tööandja selles mõttes ikkagi mingil määral vastutab sinu ees seal töökeskkonnas, on ju, või tähendab koduses keskkonnas ka. Aga ta vastutab tegelikult ainult teatud määral. Põhimõtteliselt ta võiks sulle võimaldada selle, et sa saaksid oma asendit normaalselt hoida, ehk siis on see monitor, on näiteks laud, on näiteks tool, on ju. Aga et kõik see, mis sul seal ümber toimub, milline su valgustus on, kas sul on värsket õhku, kas sul lapsed käivad sinu peale karjumas kogu aeg, on ju, seda tööandja tegelikult mõjutada ei saa, on ju. Ja seda pead sa ikkagi ise mõjutama. Ja nüüd ongi see, et sul on võimalus tegelikult seda jällegi sama asja rakendada, et kui sinu perekond tõenäoliselt teab ka, et sul on ju migreen, on ju. Ja tegelikult see on see koht, et võib-olla see perekond peaks juba ka teadma, mida teha siis, kui sul see hoog on peale, ehk siis täpselt samamoodi sul peaks olema see vaikne hämar ruum, kus sa saaksid olla, kui sul see hoog nii-öelda peale tuleb. Ja kodus samamoodi, et kodus on meil selles mõttes ju parem, et tõenäoliselt meil luminofoore seal ei ole, et tõenäoliselt meil on seal mingid toredad mõnusamad lambid, mis võib-olla minule ütleb alati, et su silmanägemine võib hakata kannatama seal all, aga migreeni all kannatajal võiks täitsa okei olla. Ja samamoodi väljas see loomulik valgus ja kõik see asi sinna juurde. Ja selles mõttes ma tahaks öelda, et võib-olla kui meil seda sama pandeemiat ei tule, mis meil oli, siis võib-olla migreeni all kannatajal on kodukontor isegi parem variant kui päris kontor, sest ta saab nii palju mõjutada ise, mis keskkonnas ta töötab. Et võib-olla isegi tasuks eelistada seda. Kas see võiks olla midagi, mida vahel oma tööandjalt ka küsida, et kui hood on sagedased, halb on olla, et mul on kodukontoris mugavam töötada, kui töö on tehtud, kas see võiks olla mingi teekond, mille võiks migreeniga inimesed proovida läbi käia? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et see on asi, mida kindlasti tasub rääkida ja ma jällegi tahaks arvata, et enam väga sellele nagu ka vastu ei olda. Siin võib nüüd ainult tekkida see küsimus, et see on siuke tehniline värk, on ju, aga et kodukontor on kokkuleppe töötaja ja tööandja vahel, on ju. Et siin võib olla lihtsalt see asi, et kui näiteks tööandja küll tahab sul võimaldada koju minna, aga tal ei ole näiteks vahendeid, et varustada siin monitori ja laua ja kõige sellega, siis võib olla see, et kas te kulud jagate pooleks või siis sa sisustad selle töökoha omale ise ära. Siis tegelikult on nagu niimoodi, et kui sul ei ole piisavalt häid töötingimusi kodus, siis tegelikult tööandja sind ei tohiks koju lasta, on ju. Nii et aga ma jällegi ütleks, et ma arvan, et kui see on nagu tõesti asi, mis teid aitaks, siis see on see investeering, mille tasub tegelikult enda tervise nimel teha, et ei tasu isegi oodata, et tööandja selle investeeringu teie eest ära teeks, on ju. Et ma arvan kindlasti, et seda teed tasub kindlasti käia. Ja ka ise, kui meid on tööandjad kuulamas, siis oma migreeniga töötajate lubada kodus töötada. Need töötunnid on lihtsalt efektiivsemalt sageli veedetud. Ja, täpselt. Ja muidugi, kui on hoog, siis enne tasuks puhata ja terveks saada ja siis võtta see töö kodus ette nii-öelda. Tööjupp ette. Et sellel me vist oleme ühel nõul, et migreeniga tööd ei ole mõtet teha, et see töö ja selles on tõenduspõhine meditsiin ka meiega ühel nõul, et migreeni hooajal tehtud töö ei ole kindlasti sama kvaliteetne kui mitte migreeni hooajal tehtud töö ja võib tulla siis see vigu ja selle kohta on tehtud ju palju uuringuid, kuidas ka tööstusettevõtetes võib juhtuda isegi õnnetusi selle tõttu, et inimesed tööl käivad.
Ja kusjuures see on tegelikult, sa tõid praegu õige pointi välja ka, et minu arust ongi nagu see, et ma ütleks, et kontoritöötajatega on ju oluliselt lihtsam. Probleem on tegelikult tehase töötajatega, kes on liini taga, kes ongi selle müra käes, kes ongi nende lõhnade käes. Et võib-olla siin on nagu üks asi, mis ma arvan on veits ebapopulaarne, mida ma praegu ütlen, aga et tasub nagu kindlasti mõelda selle peale, et kui sul on tõesti väga suur probleem migreeniga, näiteks et töötad kuskil toiduainete tööstuses, kus ongi tugevad lõhnad, kus on väga palju müra ja need tegelikult nagu trigerdavad teie seda migreeni, siis see on võib-olla koht, kus tasub mõelda, kas töökoha vahetuse peale samamoodi. Et ka töötervisearst võib-olla ta ütleb, kui te lähete töötervisearsti juurde ja kurdate seda, siis ta võib nagu teha tööandjale ettepanekuid, et püüaks kuidagi seda paremaks teha. Kas või näiteks see sama asi, et te teete lihtsalt rohkem pause ja te viibite kuskil mujal, aga et siin tasub ka iseendale natukene nagu võib-olla otsa vaadata ja mõelda, et kui see on ikkagi väga kahjulik töökeskkond minu jaoks ja ma tõesti väga palju kannatan selle all, siis võib-olla tasub ka selle töökoha vahetuse peale mõelda. Et alati tasub mõelda ka endale ja enda käitumisele, mis ise teha saab, et ei tasu jääda mõtlema tööandjale ja töötervishoiu spetsialistile selles osas. Aga kindlasti tasub rääkida, sellepärast, et väga palju on seda, mida saab töökeskkonnast paremaks teha. Mõned töökeskkonda puudutavad küsimused ka, mis meile on tulnud. Kui migreeni vallandajaks on hapnikuvaegus, aga töö nõuab maski kandmist, kuidas siis peaks hakkama saama? Töö on klientidega ja pause teha saab suhteliselt vähe. Tööandja nõue, et tuleb teenindada 7 klienti päevas. No vot, täpselt see on nagu see koht, et tööandja peab tagama, et töökeskkond oleks piisav, ehk siis töökeskkond oleks sobiv töötajale ja hapnikuvaegus ei ole ainult migreeni patsientide nagu mure, et hapnikuvaegus on tegelikult vallandab ka tervel töötajal tegelikult peavalu, nii et selles mõttes, et kui tõesti on hapnikuvaegus, siis kõigepealt tulebki tegeleda sellega, et seda hapnikku saada. Kas on need siis mingisugused akende avamised, on need mingisugused lisaatribuutika kuskile töökeskkonda, et konditsioneerid või ventilatsiooniavad, kõik sellised asjad on, et see on nagu tegelikult esimene asi, millega tegelema peab. See, et tööandja ütleb, et ma ei tea, et küsimus ongi see, et palju teile antakse siis täna puhkepause teha, et idee poolest peaks, nagu ma mainisin ka, et kui sul on klientidega töö on psühhosotsiaalne ohutegur ja selle üheks ennetusmeetmeks ongi tegelikult puhkepausid, nii et lisaks lõunapausile 10–15 minust puhkepausi peaks olema kindlasti tagatud ja sinna juurde võib mõelda, et äkki on võimalik mingeid väiksemaid veel teha. Et kui te nüüd ütlete või kes seda küsimust siis küsis, et ta selle päeva jooksul saab teha ainult lõunapausi, siis ma ütleks, et see on vähe ja tegelikult siis tööandja lihtsalt juba natukene justkui vaatab seadusest mööda, et kindlasti on õigus rohkematele puhkepausidele. Et ühesõnaga hapniku selle puuduse murega peaks kõigepealt tegelema, sest see ei ole vajalik ainult teile, vaid see on vajalik kogu meeskonnale. Aitäh, Jaanika, selle põhjaliku vastuse eest ja ma loodan, et see aitab küsijat ka. Et kindlasti tuleb rääkida nii töökeskkonna spetsialistiga kui siis ka seda töökeskkonda proovida enda jaoks paremaks muuta. Jaanika, kui on selline küsimus, kus meie kuulaja töötab koolis lastega ja tema tööandja ütles, et ta ei tohi välja näidata, et tal pea valutab, sest õpilased või õigemini õpilaste vanemad võivad seda tema vastu ära kasutada, kui neile miski ei meeldi. Kuidas meie kuulaja võiks ennast kaitsta, sest ta on 24/7 peavalutaja. Mulle tundub, et tal on kroonilised peavalu. No ütleme, et see on väga huvitav asi, mida see tööandja nagu ütleb selle koha pealt, et ma arvan, see ei ole absoluutselt mingisugune argument, et umbes, et ära näita välja, sellepärast seda kasutatakse sinu vastu ära, et see on nagu natukene läheb selle diskrimineerimise alla, mida tegelikult teha ei tohi. Ja inimese tervise näitajad ja asjad tegelikult on inimese enda isiklik teema ja inimene ise otsustab, kas ta seda avaldab või mitte. Ja see on ilmselt üks ka põhjustest, miks nagu inimesed ei julge rääkida, mis neid vaevad, just sellepärast, et
keegi kuskil hakkab seda ära kasutama, seda teadmist. Igal juhul, kui inimesel ikkagi pea valutab, siis sellega tuleb tegeleda. Ja nüüd on jälle küsimus, et ma toon võib-olla selle probleemi ikkagi sellele inimesele endale nagu korra tagasi, et kas see on ainult tõesti, kas on see töökeskkond, mis seda niimoodi nagu vallandab, on ju, et kas siin üldse peaks nagu mõtlema, et te peaksite enda tervise eest kõigepealt nagu hoolitsema, et sellest peavalust nagu lahti saada. Ja nüüd siis võib-olla teine pool on nagu see, et ütleme, et see peavalu tuleb, et siis tegelikult te ei tohiks selle all niimoodi kogu aeg kannatada, vaid et te peaksite siis ka, ongi, et kas need on siis need puhkepausid või on need siis rohud, mis on teile väljastatud, et te ei peaks töökeskkonnas nagu see krooniline kannataja nagu 24/7 peavalutaja olema tegelikult. Et mina ütleks, et tegeleda tuleb ikkagi eelkõige sellega, et teil pea ei valutaks esimese asjana ja kui tööandja ta võib-olla ei mõtle seda otseselt nagu halvasti, et ta ilmselt kuidagi tahab ka võib-olla teid nagu kaitsta, aga et see ei ole argument, et ei tohi välja näidata, sest et te kuidagi võidakse seda ära kasutada. Et ühesõnaga ma kuidagi seda teist või seda põhi nagu küsimust isegi liiga palju ei hakka kommenteerima, vaid et ma pigem lükkaks selle sinna peale tagasi, et tuleb ikkagi tegeleda sellega, et teil see pea ei valuta. Ma korraks vaatan, et meil on ka paar tõstetud kätt ja ma sain meie tehniliselt toelt tagasisida, et meil täna chat ei tööta Zoomis. Nii et palun küsige, siin on Q&A võimalus küsida küsimusi. Siia vaikselt küsimusi meil tiksub, et palun need ka, kes on käe tõstnud, sisestage oma küsimus lihtsalt siia. Ja siis me näeme neid siit ilusasti. Nii, juba tuli juurde. Kas kroonilise migreeniga inimene peaks üldse tööturul olema või peaks olema töövõimetuna kodus? Väga hea küsimus selles mõttes, et ei, mina arvan, et ei peaks olema kodus. Mina arvan, et kui inimene ikkagi, tal on küll krooniline migreen, aga et tal on need kontrolli all, siis ja meil on ju tegelikult, jällegi tänu teile, Migrevention, tänu teile, inimesed peaksid olema teadlikud, kuidas seda hoida kontrolli all, on ju. Et siis tegelikult mina ei näe, et see oleks mingisugune puue või mingisugune töövõimet vähendav faktor. Pigem on see lihtsalt inimese ise nagu nii-öelda eripära, mis on lihtsalt kogemata geneetikast või millest iganes kogemata sulle nii-öelda kaasa pandud, on ju. Aga et see mitte kuidagi ei tohiks vähendada sinu elukvaliteeti või sinu võimalusi tegelikult elus ja tööturul. Et pigem on see asi täpselt samamoodi, nagu meil on suhkruhaiged meie seas, meil on epileptikud, täpselt samamoodi tegelikult neid ei tohi ka kuidagi diskrimineerida, täpselt samamoodi tegelikult tööturu osa. Et selles mõttes ei, mitte kuidagi ma ei toeta seda, et inimene krooniliste migreenihoogudega peaks kodus olema. Siis on üks küsimus, mida ma võib-olla kommenteeriks vastavalt sellele, mis meil eelmistes webinarides ka räägitud on. Kui kollektiivis on teisi, kellel on ka migreenid, kuid kes sealjuures käivad tööl ja funktsioneerivad normaalselt, siis näib justkui, kuidas siis mina hakkama ei saa peavaluga ja teised saavad, ehk siis tundub, et sõna migreen kasutatakse võib-olla natuke valesti. Et meie kuulaja ei usu, et migreeniga 100% tööl funktsioneerida ja samas meeleolus olla saab kui tavaliselt. Migreenihood võivad olla hästi erinevad ja hästi erineva pikkusega ja hästi erinevalt talutavad. Ja minu migreen ei ole kindlasti kellegi teise migreen ja inimesed tulevad migreeniga väga erinevalt toime. Migreen on hästi selgelt diagnoositav haigus ja neuroloogidel on selleks ja ka perearstidel selleks oma teatud teekond, kuidas nad migreeni diagnoositavad. Et me ei saa kellelegi öelda, et kas tal on migreenid või ei ole. Pigem teeb haiguse isegi sageli raskemaks see, kui tihti neid episoode on
ja kas need episoodid muutuvad ühel hetkel krooniliseks, nagu siin just eelmisel küsijal, et neid episoode ongi peaaegu kõikidel päevadel kuust. Et kindlasti ei tasu tunda ennast süüdi sellepärast, et migreeni hooajal funktsioneerida ei suuda. Mina ka näiteks ei suuda ja väga-väga paljud ei suuda ja mõned inimesed saavad hakkama. Jaanika, tahad sa ka kommenteerida? Ei, ma arvan, et sina oskad seda ilmselt kõige paremini kommenteerida, sest sina ilmselt oled seda ka rohkem tunda saanud, et ma võib-olla pigem ka ütleks, et nagu see on nagu iga haiguse puhulgi tegelikult, et me kunagi ei tea, kes kuidas tunneb ja kes kuidas asjadega hakkama saab ja kellel kui tugev see on. Et ma pigem arvan ka seda, et need inimesed, et kes nii-öelda tundub, et teie ei saa hakkama, aga nagu justkui teised saavad, et ma arvan, et teil lihtsalt võib-olla ongi see lävi on või ütleme see, et tõsidus on lihtsalt ka väga palju erinev, et ma selle pinnalt mingeid järeldusi ka ei teeks. Ja ennast saab ise hästi palju aidata, et endale ise hästi palju tähelepanu pöörata need asjad, mis Jaanika enne ka välja tõi, et kindlasti on oluline liikumine, vedeliku tarbimine, söömine ja väga hea režiimi pidamine, et unetundidele tasub ka kindlasti tähelepanu pöörata ja kõigest sellest saab Migreventioni eelnevatest webinaridest ka natuke infot juurde. Ja kindlasti nendele migreenihoogudele tasub tähelepanu pöörata ja ravimite tarbimisele ja selleks digitaalne peavalupäevik hästi sobib. Korra mõtlen, et Katrina, mis sina selles mõttes arvad, et see tegelikult mul praegu tulligi nagu pähe, aga kas tegelikult migreeni võiks asi olla, millega siis oma kolleeg või millest oma kolleegidega ka rääkida, et küsidagi, et kuule, et kuidas sina oled või kuidas sina nagu toime tuled, et äkki on see täpselt niisugused parimad praktikad, mida üksteisele jagada, et mind aitas see ja mind aitas too, et kas see võiks olla ka midagi, mis võiks inimesi aidata? Kindlasti on midagi, mis võiks inimesi aidata ja selline omavahel rääkimine, et kuidas sul on ja mina tulen niimoodi toime, kindlasti väga palju toetab. Aga ka see, mida meilt praegu küsitakse ka siit, et 20 migreenihooga kuus ei ole võimalik tööl käia, kui hood on tugevad ja nägemine häiritud. Et see on nii individuaalne, kas inimene suudab või ei suuda. Ja et enamus ravimeid keelab tarvitamise ajal masinatega töötamise. Et see, et kas inimesed saavad tööl käia või tööd teha või peaksid olema töövõimatud, et see on tegelikult lõpuks nii individuaalne ja sellest diagnoosist sõltuv. Aga töökeskkonnas kindlasti see toetab, et kui sa tead, et kellelgi on veel. Ja ma arvan, et see, et enda jaoks teha see mingi checklist, et mis mul on olemas, et veepudel ja episoodilise hooravimid, et alati on kaasas, et ma ilma nendeta kuskile ei lähe ja päikseprillid, kui väljas on valge. Mul on pimedas ka päikseprillid kaasas. Aga see, et töökeskkonnas on ka mingid asjad olemas. Et ongi see tuba, kus pimedasse pikali visata, võimalus saada värsket õhku, et kogu aeg on värske vesi olemas, võimalus valgustust reguleerida. Et see võiks olla selline töökeskkonna checklist, mis igas tegelikult normaalses ettevõttes on olemas ja see ei pea üldse olema migreeni spetsiifiline, lihtsalt need asjad on migreeni mõjutavad. Jah, just, et tegelikult ega ma mõtlengi, et see on täpselt see koht ka, et kõik, kes te nüüd siin kuulate ja te teate, et teil on võib-olla ongi, et on teil ja on mõnel teie kolleegil ka migreeni teema, et siis miks mitte ongi tõstatada jällegi see teema, nagu ma mainisin. Ja ma ei tea nüüd, kas ma teen niisugust vale reklaami, aga minu arust Migrevention võiks minna ka ettevõtetesse ja rääkidagi kõikidele sellest, sest et ma ise usun, et on kindlasti inimesi, kes võib-olla isegi ei tea, need küll pea valutab, aga nad ei tea, et see on migreen näiteks, et ei oska seda nagu tuvastada kuidagi. Et selles mõttes see võiks olla ka nagu, et seda teadlikkust nii-öelda tõsta.
Me hea meelega tuleme, et meie jaoks on migreen selline südameteema ja me hea meelega räägime sellest nii webinarides igakuiselt võtame selle aja ja mõnele teemale tähelepanu pöörame, nagu täna töökeskkonnale koos sinuga, Jaanika, aga käime ka rääkimas erinevates ettevõtetes sellest, mis on migreen, kuidas oma töökeskkonda paremaks teha ja nii edasi. Ma võib-olla korra nagu kommenteerin seda viimast tegelikult küsimust ka seoses selle töövõimetusega, et see mul natukene ka nagu sihuke hinge õhku rippuma, et võib-olla ma arvan, et ma sellest võib-olla küsimusest sain natuke ka valesti aru, sest et kui ma olen lugenud igasuguseid jällegi nagu uuringuid, artikleid ka välisriikide kohta, siis mis on pigem nagu mure, on see, et inimesed lükatakse liiga kiirelt töövõimetusele just tänu sellele, et sul on migreen ja võib-olla oligi, et minu sõnum oli see, et loomulikult hästi individuaalne on see, kui sa tõesti ise tunned juba, et sa ei saa tööd teha, et siis tegelikult saab selle, muidugi tuleb minna ja saab minna teiega nõusolekul siis nagu sinna töövõimetusele, aga et tegelikult on näiteks ikkagi USA-s ja sealpool on probleem see, et inimene tegelikult tahaks sellega töötada ja ta tahaks tööl käia, aga liiga kiirelt öeldaksegi, sa oled poolenisti töövõimetu ja tal on väga raske tööle saada kuhugi. Ehk siis ma loodan, et see küsija selles mõttes ei saanud nagu minu mõttest nagu valesti aru, et kindlasti kui on ikka ei suuda, on raske tööd teha ja teil on võimalus siis nagu see töövõimetus võtta, siis loomulikult tehke seda, on ju. Ja siin kommenteeris üks teine kuulaja ka, et kas me rääkisime osalisest töövõimest ja selle taotlemisest ja kuidas see käib, et me sinnamaani rohkem kui praegu tegelikult ei jõudnudki, aga kui tal on 8–15 päeva kuus migreen ja tööd teha ei saa, tööle minna ei ole võimalik, siis ta palgas kaotab ja ta on ise migreeniga taotlenud osalise töövõime, et seda kompenseerida. Jah, just, et see on üks variant, jah. Et kindlasti tuleb lähtuda individuaalselt ja endast lähtuvalt õpetada oma tööandjaid ja oma töökaaslasi. Sellepärast, et täna ainult 1/3 kuni pooled meist seda teevad, et meil on võimalus selles osas suuri samme astuda. Ja minu poolt suur aitäh sulle, Jaanika, et sa võtsid selle päikeselise aja tänasest õhtust ja meiega veetsid ja jagasid oma mõtteid ja teadmisi töökeskkonna paremaks tegemisele. Ma loodan, et me kõik panime siit nii mõnedki asjad kirja taha, kõrva taha ja kirja, et saaksime neid asju hiljem ka jagada. Ja aitäh minu poolt, aitäh Katrin, et sa kutsusid ja tõesti ma ütlen, et see on tõesti väga tänuväärne töö, mida te teete, et ma loodan ka, et te saite midagi siit kaasa võtta, et ma võib-olla lihtsalt ütlengi, et ma arvan, see on meie kõigi siin missioon seda migreeni teadlikkust ikkagi tõsta, et tööandjad siis hakkaksidki nii-öelda nagu nad täna räägivad toitumisest, unest ja nii edasi, räägiksid ka migreenist ja peavaludest, et ma arvan, see on väga oluline teema. Nii et aitäh ka minu poolt. Aitäh, Jaanika, aitäh kõikidele, kes te kuulasite ja mõnusat õhtut. Ja täga!